tere tulemast tagasi Liisi köök Hispaanias Christmas edition. Kui iga õige eestlase jõululaua peal on seapraad, siis iga õige hispaanlase jõululaua peal on tallekese jalakene või kitsekese jalakene, aga beebi kitsekese jalakene maksis hingehinda, seega talleke idis. See oli ka 30 €, nii et odav lõbu see kindlasti ei ole. Kas see ka hästi maitseb, seda me näeme umbes 3 tunni pärast, nii et let's go! Mida meil siis vaja läheb? 4 kartulit või 5, 6, 7, kui sa oled eestlane ja sulle meeldib väga palju kartulit süüa. Nagu mulle. 1 sibulat, tüümianit ja rosmariini, soola ja pipart, oliiviõli ja siis meil läheb vaja 1 beebi tallekese jalakene või 2, kui sul on rahhi küll ja veel. Esialgne plaan oli teha selles imelises Lidlist ostetud potis, aga see ei mahu siia. See ei mahu siia ka. Kahtanit. Also, kui kedagi huvitab, kui palju meil loomad mantekat veel alles on, siis mitte väga palju. Okei, meie ainukene gameplaan on põhimõtteliselt siis see kuidagi moodi pooleks teha, sest see lihtsalt ei mahu mitte kuhugi. Nii et let's roll! Samm number 1. Karikartulid. Ma unustasin mainida, et väga oluline. Ahi tuleb eelsoojendada 180 kraadini. Kartulid lõikame 0,5 sentimeetri paksusteks viiludeks ja asetame need poti põhja ning lisame soola ja oliiviõli ja siis viilutades sibulad ja lisate need kartulitega samasse potti. Küüslaugud lõikate pooleks ja panete see sibul ja panete siia poti põhja. Nüüd on aeg tegeleda selle tallekese jalakesega. Okei, minu plaan on põhimõtteliselt see pooleks lõigata, sest muidu ta lihtsalt ei mahu, aga kus ma ta pooleks lõikan? Liha maitsestame mõlemalt poolt soola ja pipraga ning lisame seejärel oliiviõli ja ohtralt tüümianit ning lõpetame siis korraliku massaažiga, et kõik need maitseained selle liha sisse korralikult imenduksid. Seejärel lõikame sellised 2-3 lõhikut ning paneme nende sisse rosmariini. Vaadake, kui fancy see välja näeb. Ja paneme liha potti ning katame 0,5 klaasi valge kuiva veiniga ja 0,5 klaasi veega ning seejärel lükkame kogu selle kompoti ahju ja küpsetame 1,5 tundi. Aeg-ajalt tasuks oma liha kontrollida ja siis mingi poole pealt oleks mõistlik see ümber keerata. Freaking burns. Ja siis lisage loorberilehed või siis nagu mu elukaaslane ütles kafiiri laimilehed, mille ma enne unustasin lisada. Aga kuna see peab veel tund aega ahjus olema, siis ma arvan nagu virgud. Ma oskan nii hästi küpsetada. Igatahes, kui teil ei ole nagu kafiirilehti, mida ma ei tea, kui palju teil on, siis tavaliselt loorberilehed on nagu jumala okei. Oluline on see, et teil oleks see nagu, kus see nahk on, eks ole, et see oleks nagu pealpool. Nii et keerame need uuesti ümber. Ja nüüd küpsetame veel 40 ekstra minutit, aga ilma kaaneta ja 200 kraadiga ahjus edasi. Ja ma also tahan, et te teaksite, et kell on 10:30 juba. Ma peaks juba magama. Aeg-ajalt tuneks seda vedelikku sinna liha peale panna või liha peale valada, et ta liiga kuivaks ei lähe. Oluline nipp. It looks delicious! Kui möödunud on 45 ekstra minutit ja kell on juba 11:15 ja su lapsed on juba väga näljased ja sinu elukaaslast ei ole endiselt kodus, kes on tõenäoliselt ainuke, kes väga vaimustuses oleks minu imelisest lamba tallekese jalakesest, siis on aeg see lihatükk välja võtta ahjust. Oh my god. See näeb nii hea välja. Gorgeous. Pekki, ma ikka oskan süüa teha, mulle tundub. Ma ütlen teile, et kui mina saan söögi tegemisega hakkama, siis saab igaüks söögi tegemisega hakkama. Nagu ma ei ole köögis väga hea, aga nagu viimasel ajal. Tada! Nüüd te peate laskma selle lihal veel 10 minutit seista, enne kui te saate selle lahti lõigata. Ma sain aru, et siis need mahlad ei jookse välja või miskit sellist. Nii et ootame nüüd veel 10 minutit
ja siis me saame lõpuks ometi süüa. Aeg on serveerida, kell on 11:30. Ma olen juba rohkem väsinud kui 4, aga vaatame, kas see siis kukkus hästi välja või ei kukkunud. Vaatame, kas ta nagu... Okei. Mulle tundub, et on success. Mitte, et ma teaksin nagu... Mitte, et ma teaksin midagi, milline lammas peaks välja nägema. Näeb hästi. Kuulge, ma võiks raudselt kogaks hakata. Peaks oma retseptsionisti töökoha üles ütlema ja kogaks hakkama. God damn! Super hea. Täiega soovitan. Kui teil nagu moraalselt on midagi beebilammaste söömise vastu, siis ärge tehke seda, aga muidu super hea jõuluroog. Nüüd söön natuke, siis ma lähen magama, hea tund, homme näeb.